tere hommikust, on esmaspäeva hommik ja ma lähen tööle. Mul tegelikult on puhkus, aga mul on asju teha. Ja täna pandi pilt, et kontoris on kooki. Ja ma vaatan, mis toimub. Ühesõnaga, ma olen siin, kell on 10 läbi natukene. Ma olen siin kuskil 2:30. Poolik, mõnus tööpäev tuleb. Kell on 2:30 ja ma liigun kontorist ära. Päris tore niimoodi tööl käia, kui ei pea tööl käima. Siis hommikul läksin hiljem. Koosolek käis. Ma viitsin koosolekule minna. Kõndisin koosolekust mööda niimoodi. Aga noh, ma olen puhkusel, ma ei pea minema. Ja siis tegin enda asju. Aga nüüd ma lähen sünnitusmajja. Ma olen praegu foori taga, ma teen kiire klipi, kuigi viimasel ajal. Ma ei tea, miks autovideotes tihtipeale mu heli ei tule kaasa. Et kui ma pärast selle klipis tõmban arvutisse, see on ainult pilt, heli ei ole. Aga ma tahtsin seda öelda, et ma sõidan haiglasse, võtsin endale jääkohvi. Ma olen täiega jääkohvi lainel praegu. Minu meelest soe kohvi ei lähe üldse peale. Ma lootsin, et kontoris on ka kondentspiima, aga ei olnud. Ma ei saanud seda kontoris teha endale. Kodus ma muidu olen ka teinud endale nüüd viimasel ajal jääkohvi. Ühesõnaga, jääkohvi hooaeg on täiega ja mul on nii isu peal kogu aeg jääkohvi juua. Aga jah, nüüd ma suht varsti joongi kohe siia Pelgu sünnitusmajja. Ja jah, põnev kohtumine tuleb kohe. Siit teab mõelma. Me tulime infosse ja pakkide vastu ette, sest me lähme eraemakaga kohtuma kohe. See on väga põnev. No nii, käidud ta saigi. Väga tore kohtumine oli. Ja no selles mõttes, et jutu järgi on kõik ju lihtne teha ja tore ja saame hakkama ja teeme ära ja aga tegelikult see väike asi, et siis kui läheb tegemiseks on ju räigelt valus, aga see tuba oli mega ilus. Ta ütles, et see on mingi sponsorite abil tehtud tuba. Ja kui on sellised erasünnitused, eraemakaga sünnitused, siis nad tavaliselt teevadki seal neid sünnitusi. Et loodetavasti see on vaba sellel hetkel ja ma saan sinna minna. Et see oli tore. Mulle väga meeldis see eraemakas praegu sellel kohtumisel. Tema nimi on Merja Nihtav. Mulle soovitati teda. Ja praegu tundus väga tore. Nii et ta lubas mulle õhtul saata lepingu, allkirjastame selle ära ja siis jääme ootama. Niisugused kahetsed tunded on võid sellega siin käia selles sünnituskorruses, sünnitustoas. Nagu selles mõttes, et ma ütlen, et praegu on niisugune tunne, et mis asja, teeme ära, sünnitame ära, pole midagi, saame hakkama. Aga kui ma nüüd reaalselt mõtlen, kui valus mul oli eelmine kord ja kui ränk see oli. See nagu valu läheb meelest ära ja sellest eelmisest sünnitusest, aga ma tean, et see oli räigelt valus. Nagu seda ma tean. Ja nagu kui see ka siia valemisse sisse panna, siis on ikkagi niisugune midagi pole teha. Sünnitama peab ju. Nuuks. Aga okei, ma sõidan nüüd koju ja siis räägime edasi. Ma olen nüüd tükk aega kodus juba olnud ja mingi väsimus hittis täiega. Ma tegelikult olen siin iga päev teinud lõunavõnnakut, sest et lihtsalt ei vea välja õhtuni. Aga praegu ma ei ole maganud. Sõin väikse mingi puuvilja kausi. Ja nüüd ma mõtlen, mida teha. Ma tunne, et äkki ma peaksin beebiriided ära pesema. Et mul on tunne, et
aeg on sealmaal, et ma peaks hakkama rohkem valmistama ette asju. Ja ma arvan, et riiete pesemine võiks olla üks nendest asjadest, mida nüüd teha. Ühesõnaga, siin on kõik 50 suuruses riided. Siin on püksid. Enamus on Hugost tegelikult nagu alles jäänud. Mingid riided ma olen siin ostnud, mis on rohkem nagu plikalikud. Siis siin on magamiskombed. Siin on sokid ja mingid sukakad. Siis siin on mingid põlled ja tegelikult mütsid on siin all kõik ja kindad ja mingid niisugused asjad. Ja siin on podid. Kõik podid. Et peaks need puhtaks pesema kõik. Mõned on juba pestud, aga mõned on nagu näha on siltidega, et tuleks ikkagi üle pesta kõik. See on mega nunnusi komplekte. Näiteks selline. Pükstega. Väga nunnu. Ja ma ei tea. See südametega komplekt on väga nunnu. Ja siin on mingi maasikatega komplekt. Noh, püksid on ka. Siin on südamevad. Ja siin need on isegi nagu lühkad. Romperid vist on nende kohta öelda. Väga nunnu. Ühesõnaga. Ma peaks nad kõik nüüd ära pesema. Ma tunnen. Väga ei viitsi. Aga ma peaks seda tegema. Tegelikult mul on veel siin asju. Ma just tõmbasin siit enda riiete alt siis niisuguse, ja siin on 56 suuruses. Mingi podid, kampsakad, see on 68, tegelikult need käivad siis sinna mingisse kotti pean panema. Mingi selline komplekt on. Mul on seal üleval, kohe näitan. Seal on näiteks, vist ongi 56, 62, 68, noh, kuidagi niimoodi ära pandud need suuremad riided, mis praegu siin on. Aga siin on jah, mingi popi asju ma olen soodukatega siin ostnud. Näiteks selline mingi kleit. Siis siin on, need on vist pestud. Mingid traksipüksid ja pleidid. Tiny Cottons, aga see on 9 kuud vist, mulle tundub lausa. Et siin on mingid suuremad asjad. Okei. Vaata, mis siin veel on. Okei, see on see magamiskott. Oodake. Vaatasin, et nii kehvasti on sealt näha, kui ma näitan niimoodi sahtlis, aga ühesõnaga. Mul on siin mingid asju veel. Ja nad kõik vajaksid pesu. See on see magamiskott, mida ma enne näitasin. Ma ei tea, ta on Hugost mul alles. Done by Dear. Et ma võiks igaks juhuks need kõik uuesti läbi pesta. Mis siin mul on. See on mingi villane selline, selle Engeli oma kombe. Siis on mingi see Popi Merino villane kombe. Siis selle ma sain ühelt sõbrannalt. Lenne selline kombe. Ja siis on Popi selline Hugost alles kombe. Ühesõnaga, need peaksid olema siis kõik sellised, mida saab kohe kanda. Suurus 50 on see näiteks. Ja ma arvan, et kõik on suht sellised kohe kandmiseks. Ja need, mis on suuremad, need ma, see on 56 tegelikult tuleb ka suht kohe. Aga ma võiks need panna sinna õigetesse kottidesse ära, kus nad käivad. Et ma sorteerin nüüd need riided sealt sahtlis kõik ära. Ja siis proovin need hakates pesema. Kell ei ole üldse palju, kell on mingi 5 läbi, 6, midagi sellist.
ja ma ei tea, väljas on nii pimedaks läinud. Mul kõik tuled põlevad, sest et nii pime on õues. Aga ma siin vaatasin neid asju, mõtlesin huvitav, et ma loodan, et mul roosasi asju liiga vähe ei ole. Siis mul on nagu hästi palju Ugo asju alles, on ju. Ja siis ma, muidugi nüüd on tüdruksist, nagu te aru saate tulemas, siis tahaks ikkagi roosasi asju panna. Need on need 50 suuruses asjad, siis mis mul siin on, et talle ostetuid ja mõeldud. Ja siis ma hakkasin neid asju ära panema sinna üles nendesse kottidesse, siis võtsin selle koti alla ja siis vaatan, et tegelikult siin on ikka kõik roosa, enamus. Ja ma olen väga palju asju saanud, mis on nagu väga vahva. Sõbrannadelt, tuttavatelt roosasi asju just, et ma ei tea, mulle tundub, et siin nüüd on küll piisavalt neid roosasi asju. Ma vaatan kohe, mis suurus see on. Ma saaksid ühe asja kätte. Näiteks selle. Vaata, ma ei näe siit. Selle. 56 suurus. No. Et 56 tuleb küll siin nüüd roosasi asju peale. Kõvasti. Et tegelikult vist ei ole nagu hullu. Ja tegelikult vist on olemas ikka roosasi asju. Küll. Jah. Ühesõnaga, ma nüüd panen siia sisse veel siis. Ja need on 62, ma võtan järgmise koti alla. Ma võtsin järgmise koti alla, vaatan, et siin on ka 56 suuruses asjad. Mis teema sellega on siis? Ka 56 ju. Eks see on mingi eksitus. 56. 56. Mis toimub? Ka 56. Oota, ma pean uuesti üle vaatama. Ma vaatasin üle, et tõesti, nüüd ongi. Mõlemad kotid on 56 suuruses asju. Ja ma ei teagi nüüd, kas ma peaks nüüd kohe ära pesema või? Kõik või? Mega nunnud asjad on midagi. Mulle tundub küll, et see on nagu vastsündinu suurus. Kas ei ole või? Selline komplekt. Oh my god, oh my god, oh my god. Nii et asju tegelikult vist pigem on palju ja raske on neid kuidagi ära panna. Leida neile kohta. Sest et jah, neil on päris palju asju. Ja mul ei ole häid kohti, kuhu panna neid. Ja ma pean tekitama mingid kohad. Aga ma loodan, et kui saab selle mähkimisaluse ja voodi, ja siis ma mõtlen veits läbi, kuidas neid asju paremini organiseerida oleks ja asju panna oleks. Aga praegu jah, natuke selline tunne on, et igal pool on mingid asju ootamas, oma aega ja kohta. Okei, ühesõnaga ma nüüd ootan seda pesu, pesen, panen kuivatama ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Tere hommikust. Kell on 8:38 vist, mulle tundub. Ja ma olen peaaegu valmis. Juuksed on veel õised. Aga ma söön hommikusööki. Panin ennast valmis. Mul on kell 9:30 Medikumis raseduskriisi nõustamise aeg. Ma arvan, et täna on viimane kord. Ma arvan, et rohkem ma sinna ei lähe peale tänast. Ja siis peale seda mul on ultraheli aeg. Täna on siis 2 sellist arstivisiiti. Ootan väga ultraheli. Tahaks juba teada, mis seal vaadatakse ja mis seal räägitakse. Ma söön nüüd hommikusöögi ära ja siis peabki hakkama sõitma kesklinna.
kell on 9:25, mul on 30 aeg. Jõudsin just Stoki parklasse. Ja nüüd sõidan siis liftiga 5. või? Kuskil nad asusid 5. või 4. Ja siis hakkab pihta. Ma olen kodus tagasi, ma just sõin lõunat ja nüüd mul on väike snäkk. Ma tegin endale eile keeksi, sitrooniekeksi ja siis ma joon limonaadi. Ma sõin soolase toidu juba ära, sellega ei kannatanud oodata. Ma tegin varjenikuid. Ma olin väga näljane, kui ma nüüd linnast tagasi jõudsin. Ma ei rääkinud vahepeal midagi. Ja ausalt öeldes mul ei vaja natuke aega, et ennast koguda. Need visiidid ei läinud võib-olla nii, nagu ma oleksin arvanud, et nad lähevad. Ma arvasin, et täna on viimane visiit selle raseduskriisi nõustaja juurde. Aga ei olnud. Ta pani veel mulle ühe ja ta ütles, et ikkagi näeb, et ma olen selline kahtlev ja kõhklev ja et ei ole veel seal maal, et ühesõnaga ma lähen veel ühe korra tema juurde. Ja lisaks siis ta andis mulle soovituse rääkida ultrahelis siis naistearstiga keisrist, et äkki ikkagi oleks see minu nagu sünnitusplaani mõttes kõige parem valik. Ja seda ma tegin siis seal ultrahelis, rääkisin. Muidugi lapsega on kõik väga hästi, kaalub kuskil 2500 ja arvatavasti siis sünnikaal on ka kuskil niisugune 3,6, 3,7 kilo. Et üsna suur laps, väikest last ei ole. Hugo oli ka 3,9 kilo. Ja jah, kõik on hästi selles mõttes, et hästi vahva ja väga tore arst oli ka. Ja siis ma rääkisin temaga sellest. Ja ta küsis, mis ma tahan teha. Ja seda küsimust ma kõige rohkem tegelikult pelgasingi. Et lihtne on nii, et arst ütleb, et me teeme nii või see sünnitus on loomulikul viisil või siis sa pead tegema keisri. See oleks olnud lihtne, sellepärast et ma kuulan arsti ilmselgelt. Aga kui ta küsib mult, et kuidas ma ise tunnen, et mis mina nagu näeksin, et oleks siis parim variant, siis ma jäin vastuse võlgu, sest ma ei tea, mis on õige ja mis on vale. No tegelikult mitte keegi ei tea. Aga me leppisime kokku, et ma lähen ühe korra veel naistearsti juurde, ultrahelisse siis. Ja järgmine kord, kui ma siis lähen, siis mul peab olema mingi vastus välja mõeldud, kuidas mina näeksin, et võiks see olla. Tema ise andis soovituse, et see võiks olla ikkagi loomulik sünnitus. Ta ütles ka, et kuna on see eraämmaemand, et siis see on suureks toeks ja et oli suhteliselt kindel ja nagu andis mulle ka seda kindlustunnet, et nii pikalt enam ei lastaks mul olla, kui oleks samasugused probleemid, ehk siis see makakael ei avaneks ja laps oleks siis vales asendis. Et enam nii kaua ei oodataks, et viidaks kiiremini keisrile. Et see on see lohutus, millega siis nagu võiks minna sinna loomulikule sünnitusele, aga ma ei tea. Ma on hästi palju mõtteid nüüd sellega seoses ja üritan nagu protsessida, et ta ikkagi tõmbas mul natukene vaiba jalgalt ära kuidagi. Ma ei tea miks, sest et tegelikult ma olen ju tahtnud ja lootnud, et äkki ikka ma saan keisrile minna. Aga nüüd, kui see on nagu nii-öelda valik, siis ma ei tea, kas see on õige asi, mida teha. Ikkagi peaks proovima, sest et seal teraapias ka siis see ämmaemand ütles, et tegelikult see, mis selle nagu välja raviks ja nii-öelda annaks mulle selle teadmise või tunde, et ma saan sellega hakkama, on ikkagi see, et ma teeksin selle loomuliku sünnituse läbi. Aga keegi ei garanteeri, et see läheb seekord paremini või teistmoodi, kui oli eelmine kord. Ma ei tea, mis saab. Mõtlen, mul on veel mingid nädalad aega, siis enne kui on uus see ultraheli. Ja siis ma nii kaua mõtlen selle peale. Kätte on jõudnud õhtu ja ma käisin vahepeal Hugol maal järgi. Ja oleme siin kodus olnud, toimetanud, õues käinud. Nüüd ma teen talle
väikse õhtusöögi veel ja siis lähme magama. Nii et ma lõpetan selle video siinkohal ära, et varsti alustada juba uut videot. Aitäh, et sa vaatasid seda videot ja näeme juba varsti. Tšau!